Tervist, minu nimi on Heigo Mölder, jah. Nagu öeldud, töötan Tallinna Tehnikaülikoolis Elektrotehnika Instituudis ja olen terve elu tegelenud elektrotehnika ja elektroonika teemadega. Ja mina olen Tanel Kerstna, tegelen hetkel Tallinkis valdavalt mobiili- ja iseteeninduslahenduste projektidega. Et meie esitasime siis idee Eesti kui Hackerspace ja seda sa vajutada saab. Idee mõte oli siis selles, et võib-olla natukene tausta rääkida, et Eestis toimub nagu tuhandeid tarkvaraarendajate suunatud üritusi, aga kuhu jääb riistvara? Kes tegeleb riistvaraga? Kas te teate mõnda riistvara üritust, kus te olete saanud ise käed külge panna? Neid on ikka väga vähe. Ja riistvara arendus selles mõttes on nagu Eestis jäänud päris paljuski nagu tahaplaanile, võrreldes siin mõningate tööstusriikidega, näiteks nagu Jaapan ja Saksamaa ja võib-olla USA. Riistvara arendajate järgi on suur nõudlus. Ega sellist korralikku riistvara arendajat kuskilt nii-öelda tänava pealt üles ei korja nii kergelt. Et nad on kõik kuskil ettevõtetes tööl ja näiteks mõne start-upil, kellel on vaja mõnda riistvara projekti näiteks arendada. Esiteks ta ei suuda endale seda riistvara arendajat palgata, kuna ta on väga hinnatud ja kuskil ettevõtetes juba tööl. Teiseks ei saada oma projekti seetõttu ka ellu viia, sellepärast et ei ole kedagi, kes näiteks kas või mingit väga lihtsalt asja, näiteks nagu mälupolk meil valmis ehitaks, kus on ka väga palju riistvara ja selle ehitamine ei ole üldse nii lihtne, kui see võib-olla peale vaadates tundub. Ja seetõttu on siis väga palju selliseid häid ideid, mis nõuavad sellist mehhatroonika ja elektroonikainseneride panustamist, lihtsalt surevad ära. Ma olen neid start-up'e käinud päris palju kuulamas siin viimaste aastate jooksul. Tegelikult on väga palju, väga kahju on, kui mõned väga head ideed tegelikult lihtsalt seetõttu, et lõpetavad oma tegevuse. Või teine variant siis minnakse välismaale, kus tellitakse siis riistvara arendusse, sest lihtsalt Eestist ei ole võimalik seda abi enam saada, et see asi on läinud päris kriitiliseks. Meie oleme asutanud siis sellise Hackerspace'i nagu Skeemipesa, mis siis koondab endas selliseid elektroonika ja mehhatroonika entusiaste. Meil on kuskil 6-7 doktorikraadiga inimest pundis, pluss veel lisaks magistrante ja on umbes 20 väga aktiivset liiget. Ja pluss siis veel meil on väga suur fännklaab tekkinud. Korraldame siis erinevaid üritusi nimega näiteks remondikohvik, millest me võiks eraldi tundi aega rääkida. See on siis selline üritus, kus inimesed tulevad kokku ja saavad remontida iseenda kodu elektroonikaseadmeid. Muidugi tavaline inimene seda elektroonikat ei oska, aga selleks ongi meil Skeemipesa liikmed, entusiastid, kes siis on õpetanud seadmete tööpõhimõtteid ja oleme siis teinud 3 üritust ja 3 ürituse raames on võtnud osa umbes 200 inimest ja oleme korda teinud circa 70 aparaati. Eile käisin Keskkonnakäpa auhinnagaalal ja anti selle eest üks väike vimpel selle eest. Et see ei ole lihtsalt asjade remontimine, vaid tegelikult rikkis seadmete lahtikruvimisest õpib väga palju. Et just need vead, mis on tehtud näiteks mingi seadme kokkupanemisel, et sa saad sealt õppida, et mismoodi uusi seadmeid paremini teha. Siis teine üritus, mida me oleme korraldanud, on Tehnohack, kus me siis oleme teoreetilises plaanis üksteist harinud ja rääkinud uutest innovatiivsetest aparaatidest, siis töötubasid teeme, ehitame audiofõimendeid, syntesaatoreid, asju. Siis on meil väga tugev blogi, kus me oleme enda aparaatidest kirjutanud lugusid, hästi seadmete põhine. Meil on seal umbes juba 100 aparaadist seal blogilugusid, nii et pildil on näiteks doktor Velja Siniväe ise ehitatud termokaamera. Siis idee, kuidas me tahaks seda oma Hackerspace'i edasi arendada ja mida me nagu arengufondile esitasime, on siis see, et see Hackerspace on nagu selline avatud kommuun, kus siis igaüks, kes tunneb, et ta tahaks mingisugusest asjast kaasa lüüa, saab meie liikmeks tulla ja siis käia välja mingeid võtmeideid ja asju. Ja siis start-upi ettevõte, mis on start-upide häda, on see, et neil tegelikult ei ole raha, et oma asju ellu viia. Aga tulles siis Hackerspace'i, kus on koos sellised entusiastid, nemad on näiteks, kui on väga hea idee, on nõus panustama tasuta mingisuguse start-upi elektroonika või näiteks riistvara arendust nõudma projekti jaoks tasuta nõus panustama. Tingimusega näiteks, et kui see start-up käima läheb, siis selle start-upi jaoks loodavas ettevõttes nemad saavad siis nagu osalusprotsendi. Et see on nagu kahes mõttes väga hea süsteem, sest see nagu motiveerib neid Hackerspace'i liikmeid panustama sellesse projekti. Ja teine võimalus on siis see, et see start-upi idee
viiakse nagu reaalselt ellu. Et ta ei sure lihtsalt ära selle tõttu, et mõni startup ei suuda endale kuskilt finantseeringut saada ja selleks, et finantseeringut saada, on seda tihtilugu vaja ikkagi näidata toimivat prototüüpi. Ja selle prototüübi ehitamiseks ma arvan, et meil on piisavalt oskusi ja teadmisi. Siis natuke plaanidest ka. Et on siis plaan selle arengufondi toetuse näol äkki saada siis selline toimiv ja motiveeriv struktuur korralikult tööle. Et me oleme selle ideega alustanud, aga veel väga kaugele ei ole jõudnud. Ikkagi see, et saaks siis teha reaalselt riistvara prototüüpe. Ja tarkvaraarendus muidugi käib siia juurde, et ilma tarkvaraarenduseta see asi ka hästi edasi ei lähe. Liikmete järelkasv, töötoad, asjad, see on nagu basic. Laienemine Tartusse, meil on Maaülikooliga väga head kontaktid. Laienemine üldse Eesti inseneerlust edasi arendamine ja nii edasi. Ja mis ma tahan lõppkokkuvõtteks öelda on see, et Eesti lihtsalt vajab häid insenere, et olla maailma tipus. Aitäh!